Tere, mina olen Oskar. Hakkasin uurima, millal ja kuidas eestlaste enamus ikkagi kristlasteks hakkas. Kuigi see tänapäeval enam nii ei ole, siis alles 100 aastat tagasi pidas suur enamus eestlastest end kristlasteks. Aga ometigi pidi olema aeg, kus kristlaste arv oli ümmargune 0. Lähemegi sellesse aega tagasi. Keskajal oli ristiusk levinud suuremas osas Euroopas. 11. sajandil aga jagunes ristiusk 2 suureks kirikuks, õigeusklikuks ja katoliiklikuks. Neil 2 ristiusu harul oli küll ühine minevik ja õpetus, aga aja jooksul tekkisid eriarvamused. Näiteks ei tunnustanud õigeusklikud Rooma paavsti kirikupeana ja kasutasid erinevat katoliiklastest kreeka keelt. Tekkisid ka erinevused jumalateenistuses ja muudes rituaalides. Aga liigume eestlaste juurde. Selle aja eestlased olid paganad. Ei, mitte sarvede ja sabaga, vaid inimesed, kes ei tunnistanud kristlust. Selle asemel uskusid eestlased, et loodus on täis vaime, kes elasid metsades, soodes, järvedes või rändrahnudes, mistõttu olid need ka pühapaigad. Levinud oli ka ohverdamine, näiteks relvade või tööriistade uputamine soolaugastesse. Hauapanused näitavad, et tõenäoliselt usuti ka hauatagusesse ellu, mis pidi olema praeguse elu jätkuks ja seetõttu vajas surnu oma relvi või riideid. Lisaks sellele võisid eestlasi mõjutada vana Skandinaavia jumalad. Näiteks vanade eestlaste jumal Tarapita näib olevat nime poolest sarnane ühe Skandinaavia jumalaga. 12. sajandi alguseks oli Eesti jäänud 2 kristliku piirkonna vahele. Ühel pool katoliiklik Euroopa ja Skandinaavia ning teisel pool õigeusklikud Vene riigid. Kokkupuuted ristiusuga said alguse juba enne muistset vabadusvõitlust. Kontaktid venelaste ja õigeuskllikega tõid meie keelde sellised sõnad nagu ristima, raamat, paast ja nädal. Kuna mõni vene vürst siin ka külas käis, võis sellegi tõttu mõni kristlane juurde tekkida. 12. sajandil hakkas ka katoliku kirik pöörama tähelepanu Eesti aladele ja Lundi piiskop Eskil pühitses eestlaste piiskopiks munga nimega Fulko. Talle paluti appi Eesti aladelt pärit munk Nikolaus, kes võis seega olla esimene nimepidi teadaolev eestlasest kristlane. Eesti ise oli aga paganlik ja vaba. See aga muutus järgmisel sajandil. 13. sajandi alguses olid sakslased loonud endale tugipunkti Liivimaal, Riia linna. Sealne peapiiskop Albert lõi mõõgavendade ordu, mille ristirüütlitest liikmed pidid hoolitsema siinsete maade ristiusustamise eest. Nemad asusidki Eesti paganate vastu võitlema ja 1208. aastal sai alguse muistne vabadusvõitlus. Sõja lõpuks 1227. aastal olid ristirüütlid alistanud kogu Eestimaa. Sakslased, taanlased ja rootslased tulid siia, et see maa ristiusu kirikul hüppe tuua. Samas tegid nad seda tihti vägivaldselt. Seetõttu on arvamused ristimise ja selle õigustatuse kohta erinevad. Küllap oli ristisõdijate ja vaimulike seas nii neid, kes tahtsid eestlasi ristiusu kaudu päästa, kui ka neid, kes tahtsid endale mõnda maavaldust saada. Esialgu oli aga tähtis ristimise poliitiline aspekt. Ristimise vastuvõtmisega lasid eestlaste vanemad end kristliku valitseja poliitilisele võimule allutada. See tõi kaasa olukordi, kus väidetavalt tapsid taanlased ühe eestlaste vanema Tabelini, sest tema oli ristimise vastu võtnud sakslastelt ja mitte taanlastelt. Kuna ristimine oli seotud poliitikaga, siis on raske kindlalt öelda, kas eestlaste mässud, vaimulike tapmised ja ristimise mahapesemine olid rohkem ristiusu vastu või pigem hoopis taanlaste ja sakslaste ülemvõimu vastu. Esialgu ristiti inimesed kiirkorras, sügavam usukuulutamine jäi hilisemaks. Seetõttu ei pruukinud ristiusk alguses väga levida. Aga ka sõda sai kord läbi ja sakslased said tegeleda ristiusu kinnistamisega. Suurema osa keskajast jagunes Eesti ala ehk vana Liivimaa, Saksa ordu ja piiskoppide vahel. Eesti aladel tegutses 3 piiskoppi. Suuri alasid valitsevad Saare-Lääne piiskop ja Tartu piiskop ning poliitilise võimuta Tallinna piiskop. Kohalike usu eest hoolitsesid kohapealsed preestrid, kes pidid seletama usku, võitlema paganlusega, pidama jumalateenistusi ja jagama sakramente, nagu ristimine, piht või armulaud. Jumalateenistustel kasutati ladinakeelset piiblit, mis oli aga arusaadav vaid vaimulikele. Kuna seetõttu võis usk kaugeks jääda, seletati ristiusku ka kohalikus keeles. Paraku oli paljude vaimulike keeleoskus nigel või olematu. Keskaja lõpuks peeti eestikeelseid jutlusi siiski tõenäoliselt juba rohkem. Esimesed puust kirikud ehitati tõenäoliselt juba muiste vabadusvõitluse ajal. Peagi hakati neid ka kivist ehitama. Lisaks asulatele kerkisid mõned ka vanade eestlaste pühapaikadele. Keskaja kirikute uhked seinamaalid, skulptuurid, altariseinad ning linnakirikutes ka vitraažid, laulmine ja kallid lõhnad tekitasid eestlastest aukartust ning tõid piiblis jutustatu rahvale lähemale, aidates seeläbi ristiusul levida. Tihti ehitasid talupojad ka ise mõne pühaku austamiseks mõeldud kabeleid. Eestisse ilmusid ka kloostrid ning nende mungad ja nunnad tegelesid samuti missiooniga.
kõige edukamad olid ristiusu levitamisel aga rändavad kerjusmungad, dominiiklased ja frantsiskaanid, kelle näitlikud ja õpetuslikud lood olid rahva seas populaarsed. Koos kirikutega ilmusid ka kirikukalmistud, kuigi Eestile eripäraselt olid meil levinud ka külakalmistud, mis olid siiski kahtlemata kristlikud. Eestis olid ka mõned palverännaku sihtkohad, millest tuntuim on Vastseliina Linnuse Valge Rist. Oma lähikonnas käisid palverännakutel tõenäoliselt ka Eesti talupojad. Kuidas see kõik aga rahvast mõjutas? Ühest küljest puututi ristiusuga kogu aeg kokku, aga teisest küljest säilisid ka paljud paganlikud kombed. Seetõttu segunesid keskajal rahvausus nii paganlus kui ristiusk. Katoliku kirikus oli levinud pühakute austamine. Nende omaksvõtt Eestimaa talurahva seas väljendub meie rahvakalendris. Mitmed meie rahvapühad on saanud nime pühakute järgi, nagu Kadripäev ja püha Katariina, Mardipäev ja püha Martin või jaanipäev ja püha Johannes. Lisaks seonduvad pühakutega paljude eestlaste eesnimed. Sügavam arusaam ristiusust oli aga puudulik. Läti Henriku kroonikas mainib üks eestlane. Tunnistame teie jumalat suuremaks meie jumalatest. Ta on meist võitu saamisega painutanud meie meele teda austama. Seega saadi aru küll, et jumal oli võimas, aga detailid, nagu mis asi on kolmainsus, patt või sakrament, olid talurahvale raskesti hoomatavad. Talupojad pidid teadma meie isa palvet, Ave Mariat, katoliku usutunnistust, 10 käsku ja 7 surmapattu. Aga neid ei teatud veel 16. sajandilgi. Keskaja lõpus austati ka jätkuvalt vanu pühapaiku nagu Hiiede Soosaared, millel ristiusuga seotust ei olnud ning neis jätkati ohverdamist. Pühadest allikatest loodeti abi tõvede puhul. Samuti oli teateid pruudiröövidest, mitme naise pidamisest ja pikse austamisest. Kuigi mõned katoliku vaimulikud ka olukorda parandada üritasid, ei jõutud korralikke reforme veel läbi viia, sest saabus 16. sajand ja koos sellega nii reformatsioon kui ka Liivi sõda. Kuigi eestlased olid kristlusega harjunud ja selle osalt omaks võtnud, oli tegu siiski seguga ristiusust ja paganlikest kommetest. Samas oli selline segausk levinud ka vanade katoliiklike maade talupoegade seas. Kuigi on arvatud, et põhimõtteliselt olime me kristlased juba keskaja lõpuks, siis oli meil ristiusuga veel mitmeid probleeme ning sügavamad usutõed olid tavaliselt keelelise või haridusliku barjääri taga. Selleks, et asi paremaks läheks, oli vaja mingit suurt muutust. Sellest aga järgmine kord.